Tere, head kuulajad ja vaatajad! Mul on nii hea meel, et olete jälle Lapsevanema kooli podcasti lainel. Mina olen ikka Birgit ja täna räägime õues olekust. Tänapäeva põlvkond on kasvanud üles tegelikult digimaailma ajastul ja võib-olla nad ongi väga palju näinud loodust just ekraanist. Just seepärast on vaja tulla tagasi juurde ja alustada algusest. See tunne, et kui ronid puu otsa ja mõtled, et kas ma ikka julgen kõrgemale minna, mis siis saab? Või et kui sa seikled porilombis, et sellest võib saada täiesti uus maailm. Ja see oskus igavusest midagi päriselt välja mõelda, mitte oodata, et keegi siin ette midagi annab. Ja just seepärast toimub looduskeskkonnas kõige loomulikum õppimine. Ehk siis õues ei ole selliseid õigeid ega valesid vastuseid, ja täna räägimegi sellest, kuidas siis taaselustada see nii-öelda päris kogemus. Kuidas rakendada õues õpet kui viisi, kuidas laps saab loomulikult õppida, avastada, katsetada ja uurida keskkonnas, mis on nii mitmekesine. Seda teemat olen kutsunud avama Väike-Päike Viimsi lasteaia õpetaja Kaie Mamontov ja Tartu Ülikooli Narva kolledži eelkooli pedagoogika lektor ja õues õppeema Lehte Tuuling. Tere! Tere! Lehte, ma pean ikka alustuseks küsima sinu nime kohta, et kas see on saatus? Ma arvan küll ja ma sain seda teada mõned aastad tagasi, kui ma Google Translate'is panin ühe lõigu tõlkimisse ja Google Translate tõlkis minu nime Windy Leaves. Täitsa nagu õige ju. Ja, sest Lehte Tuuling moodustabki tegelikult väga looduslähedase nime. Teie ju tegelikult teate teineteist varem kui siin tugitoolis istudes. Räägi, kuidas teie elule on andnud selline õues olek tähenduse. Kaie, äkki tahad alustada? Jaa, no meie oleme tegelikult nüüd küll juba aastaid tagasi olnud Lehtega naabrinaised. Ja sellel ajal, kui elatigi päris elu, kui naabrite juures käidi mitte ainult võib-olla soola laenamas, vaid nad olidki su sõbrad. Sa võisid alati lihtsalt minna, suhelda, aidati üksteist, aidati lapsi hoida, kõike tehti tegelikult koos. Uksed olid nii-öelda lahti. Et see oli see aeg, et olime koos ja me oleme mõlemad tegelikult ju ikkagi looduses ka kasvanud ja kui me seal Pelgulinnas elasime oma hoovis, kus olid õunad, kus me koos tegime õunamahla, koos korjati, lapsed ronisid puu otsa, võtsid vabalt neid õunu või talvel lihtsalt lume sees möllasid või meie kõige tähendusrikkam asi seal oli kastanipuu. Vaat kui sul on aias kastanipuu, siis kui sa koolist käisid noorest peast, siis see oli tohutu väärtus, sellepärast sul olid oma kastanid. Ja see puu oli ju tohutu suur ja see oli niisugune omaette kuidagi nagu hoidis seda kuidagi seda looduslikku joont seal eriti. Nii et jah, me olemegi niimoodi kuidagi koos seal kasvanud, küll nagu täiskasvanust peast, aga hästi lähedaselt ja mõnusalt, et Lehte oli mulle ikka niimoodi vanema õe või ema eest või kuidagi niimoodi täiesti. Ja mina ilmselt ei oleks seda Tallinnas elamist üldse vastu pidanud, kui see minu elukoht ei oleks olnud Tallinnas selline, kus tõesti maja ümber on aed ja kohe on koldepuieste oma tohutu lehesajuga igal sügisel ja lähedal Stroomi mets ja Stroomi rand ja et need olid ainsad minu lohutajad, sest mina olen oma õuesõppe armastuse kindlasti kaasa saanud oma lapsepõlvest. Praeguselt Lääne-Virumaalt siis Oandu loodushariduskeskus on see maja, kus mina olen lapsena kasvanud mererannas, metsas, absoluutselt kõik võimalikud koduloomad on olnud metskitsed, siilid, rebasepojad, kõik, kes on abi vajanud, on lapsepõlves minu ümber olnud ja teiselt poolt ka kõik see, kuna minu onu oli metsaülem, kelle juures me elasime, siis kogu see päris elu, kõik see jahi kaudu toidu saamine, liha tuli lauale jahi pidamisest, metsast marjad,
et kõik selline päris elu lapsena õppisin püüdma silmu palja käega jõest, terve pikk tehnoloogia, kuidas sa selleni jõuad või see, et kuidas käe peab vähiurgu torkama nii, et sa vähi saad kinni võetud nii, et tema sind kinni ei näpista, et need asjad kõik tulid kaasa lapsepõlvest, see päris elu ja mina arvan, et minu see loodusarmastus on küll pärit minu lapsepõlvest. Mis seis on praegu lastega teie enda kogemusest, et kuidas nad toimetavad looduses? Kui eelmisel aastal mul oli eelkoolirühm ja sellel aastal on sõimerühm, siis ma ütleksin nii, et see eelkoolirühm oli isegi loodusest võõram kui praegu need pisemad. Et tundub, et nendega võib-olla siis ollakse rohkem õues ja suurematega siit kohe näide tuua, et kui meil on ju Võrratu Soosepa raba seal lasteaia kõrval, kus me väga tihti käime, siis oli üks tüdruk, kes tuli ikkagi metsarajal varvaste peal tipp, sellepärast et on sipelgad äkki või midagi. Aga läks aega mööda, me käisime seal on sellised toredad külalaste tehtud onnid ja elu käib seal, kuna seal on selline niisugune lagendik ka, kuhu sa siis jõuad, selline mõnus lagendik ja seal on onnid ja siis lapsed ronivad seal onnides ja seesama tüdruk tõmbas seal naelaga oma joope lõhki, aga sellest polnud mitte midagi. Nii et tegelikult ikkagi aitab see, kui sa käid seal looduses. Enam ei olnud vaja tipp käia ja sipelgad said omaette käia ja meie saime omaette käia, eks ole. Et lihtsalt tulebki need lapsed võtta ja nii-öelda, mitte metsa viia, aga loodusesse viia. Ja praegu tõesti tundub, et nemad on kuidagi natuke rohkem loodusega sõbrad, need pisemad. Nad on veel nii pisikesed. Ja nad on nii pisikesed, et neid saab niimoodi suunata, nemad ei karda, et kui nad seal näpud kuskile mulla sisse või liiva sisse või mida iganes kuhugi topivad või näiteks see, et kui praegu on, nende lemmikasi on vesi, eks ole. Ja vesi on niisugune täiesti omaette nagu kulda väärt asi. Et kui on liivakasti peal on meil kate, kasside pärast, siis katte peale vihmaga tekib ikkagi vesi. Ja kui on tekkinud sinna vesi, siis lapsed ei luba võtta lahti seda. Siis neid ei huvita mitte see liivakastis, vaid vesi. Ja siis käib logistika, kühvlid, ämbrid, ükskõik kuhu siis saaks seda vett panna, valada, üksteisele pritsida, juua, kõike mida, see on niivõrd väärtuslik ja kui ma mäletan oma lapsepõlve, siis samamoodi, seal samal Roo tänaval, kui meie olime pisikesed, enam mitte nii väiksed, suur vihm tuli, siis millegipärast oli meil vaja võtta keldrist taara pudelid ja minna vihma vett korjama. Lihtsalt selline mäng. Ise olid läbi märg, aga vesi on kihvt, eks ole. Nii et need väikesed on väga toredad, et nendele see vesi ja tänagi oli seal, tegime suurt kunsti aia peal ja siis pärast natuke jäi mul vett üle, et millega ma siis seal pintsleid pesime. Ja siis ma ütlesin, kas te tahaksite vett ja siis see oli nagu, siis läks nii kakluseks, et kes vett endale natuke saab, nii et ma väga ootan seda sooja aega, saaks kraanid lahti. Lehte, mis on sinu tunnetus? Eks tegelikult ju see looduse armastus hakkabki pihta sellest, et laps saab looduses olla. Kui laps pole sinna saanud, siis ta ei oska ka sinna tahta ja siis tekivad kõik hirmud, et kui mina mõtlen ajas tagasi, siis ma olen ka peale seda, kui ma nüüd päris lasteaias enam ei tööta, olen ikka kogu aeg oma lapselastega ja õe lapselastega kõigiga praktiseerinud ja tegelikult läbi kogu aja, kui sa viid lapsed loodusesse ja kui sa annad neile mingisuguse impulsi seal tegutsemiseks, siis laps hea meelega unustab ära oma nutitelefoni ja tegutseb seal lõputult, avastab igasuguseid toredaid asju, nii et ainukene mure ongi see, et täiskasvanu peab andma selle impulsi või võimaluse, täiskasvanu peab viima selle lapse sinna keskkonda.
ja armastus looduse vastu ei saa alguse mitte sellest, et me võtame need nunnud kahekaupa ritta ja kõnnime metsa ja hakkame õpetama taimi ja putukaid ja loomi, vaid vastupidi, me viime nad sinna, me laseme nad seal lahti, me laseme neil vabalt olla, me laseme sambla peal pikutada, pilvi vaadata, kuulata, mis häält tuul teeb, mis häält puulehed teevad ja siis tekib lapsel huvi, ta tuleb ja küsib su käest, et mis see on ja kes see on ja kus ta läheb, miks ta siin on. Ja siit edasi me juba koos lähemegi siis selle looduse tundmise juurde, aga see olemise tunne peab kõigepealt tulema. Sina ju õpetad ka täiskasvanuid, et no, siit natuke ikkagi kõlas välja, et täiskasvanul on see eeskuju õpetada, et kas ka täiskasvanud hoiavad juba natuke rohkem loodusest eemale? Minu kogemus on see küll, kuna minul on ka lasteaiaõpetajate koolitusel või siis lausa siis tasemekoolituses on selline aine nagu õuesõppemetoodika, et sõltuvalt sellest, kuidas ilmastik meil on, vahel me juhtume sinna õue, selle aine raames on meil alati õues praktikumid ja me juhtume õue sinna igasuguse ilmaga, vihmaga ja lumega ja nii tore on näha, kuidas täiskasvanud üliõpilased, meil on tasemeõppes, on kaugõppe üliõpilased, kuidas nad nii suure rõõmuga tegutsevad, kuidas nad avastavad ja otsivad luubiga sambla seest igasuguseid tegelasi õues. Ja rääkimata siis erinevatest koolitustest, mida ma üle Eesti lasteaiaõpetajatele teen, siis veel, no need on mõned üksikud korrad, kus ma olen näinud, et mõni vaatab mulle sellise näoga otsa, et no miks sa mind nüüd õue viid. Enamasti on kõik suure rõõmuga, selline elevus on ja pigem on nagu see kurb hetk, kui meil on vaja nüüd tuppa tagasi minna kokkuvõtteid tegema. Kaie, sinul on kogemus ju lapsevanematega, et neil on ka muidugi roll ju selle oma laste loodusarmastusega, et kuidas sina oled märganud, kuidas lapsevanemad suhtuvad siis õuesõppesse, kas neil on hirme näiteks? No praeguses väiksemas rühmas pigem ikkagi tahetakse, et me oleksime rohkem õues. Et see on ikkagi ootus ka, et see on hästi tore. Vahel lihtsalt see päevaplaan võib-olla ei anna nii palju võimalust, aga ilma me küll ei karda. Et pigem meil peab olema lihtsalt hea suhtlus vanematega selles osas või nagu koostöö, et oleksid head riided, head jalanõud, õiged, eks ole, et meil võtta seal, kui on vihm või kui on külmem. Ja üldiselt me saame sellega hakkama, et ei ole probleemi ja kui on kellelgi kuskil ei ole nii soojad kindad, siis tegelikult alati on kuskil korvis mingid kindad, eks ole, et selle taha ei jää, keegi tuppa ju ei jää. Et toimetavad kaasa, ei ole midagi, väga tahavad, et lapsed oleks õues, et see on küll tore ja ootavad, et me järjest rohkem kaugemaid kohti avastama läheksime. Äkki nüüd see hetk, et oleme selles digimaailmas nii kinni, et me tahamegi tulla tagasi sinna sammalt katsuma, on ju? Minule tundub küll, et me liigume selles suunas, et kui vaadata siin üliõpilaste bakalaureuse töid, et üliõpilased on siis uurinud minu juhendamisel küll õpetajate käest, küll lapsevanemate käest, siis kui varasematel aastatel oli hästi palju sellist hirmu ja seda ikkagi, et ilmastikutingimused ei ole head ja siis oli seda muret, et riided on kallid ja et ei saa muretseda sobivaid riideid, siis mida aasta edasi, seda positiivsem on suhtumine ja viimasel ajal me oleme just rohkem pööranud tähelepanu lapsevanematele, sest õpetajad kipuvad vahel ütlema seda, et ei saa minna õue, sest lapsevanemad ei luba lapsi õue viia, et lapsed külmetavad ära. Siis me oleme just nüüd keskendunud rohkem lapsevanematele ja lapsevanematelt tuleb ka nendest uuringutest välja, on väga positiivne suhtumine õuesõppesse ja lapsevanemad hea meelega näevad, sest tegelikult ega ju, kui me vaatame last, siis laps oma ärkveloleku ajast suurem osa on ju lasteaias. Ja lapsevanemal õhtul hilja ei jäägi seda aega peal töölt tulekut, et selle lapsega õue minna. Et seda enam lapsevanemad on tänulikud, kui laps saab lasteaias rohkem olla värskes õhus ja liikuda, aga kindlasti oleks hästi oluline ka see, et nädalavahetusel lapsevanemad plaaniksid rohkem tegevusi oma lastega looduses ja kas õues jalutades või päris metsarajal käies, et ka laps näeks, et lapsevanem seda tähtsustab, sest lapsevanem on oma lapse jaoks ikka see kõige suurem eeskuju. Lehte, sina ütlesid, et sa oled nii palju erinevates lasteaiades käinud, et mis see tegelik seis on
selle õues oleku ajapikkusega? Ma saan aru, Kaie, sina oled suure õuearmastusega rühm, et võib-olla te olete keskmisest rohkem, aga mis on sinu tunnetus, et kas ollakse piisavalt õues? Mina ikkagi pean praegu valutava südamega ütlema, et ei olla veel piisavalt õues. Et ikkagi on väga palju veel seda arusaamist, et me peame ära tegema õppekasvatustegevuse ja siis me saame minna õue. Aga seda hästi läbimõtestatud tegevust, et tegelikult ju õppekasvatustegevus saab aset leida ka õues, et me jagame selle aja kuidagi väga hästi nii, et me võib-olla alustame natuke toas, siis teeme õues või vastupidi, alustame õues ja siis teeme toas, et tegelikult peab elu tundma õppima seal, kus see elu päriselt aset leiab. Et mitte ükski pilt, isegi mitte ükski video ei asenda seda päris elu. Et usin õpetaja võtab õhtul, korjab kotitäie männikäbisid ja kotitäie kuusekäbisid ja viib need rühma ja paneb igale lapsele laua peale käbi. See on täiesti mõttetu tegevus, sest siin see käbi kaotab täiesti oma tähenduse. Tark õpetaja võtab lapsed kaasa sinna männi ja kuuse juurde ja seal otsivad ja võrdlevad ja nuusutavad ja ka mõlemad käbi võib hammustada ja maitsta, mitte midagi ei juhtu, aga siis jääb lapsele igaveseks see seos meelde. See seos, jah. Ja, aga kui me vaatame pildi pealt seda ühemõõtmelist puud, ja siis läheme õue seda puud otsima, siis mitte ükski laps ei tunne seda puud õues ära, mis ta on pildi pealt raudselt pähe õppinud ja iga kord oskab öelda, et see on see puu. Nii et see, kuidas õpetaja suudab seda kõike mõtestada, kuidas õpetaja suudab vaadata sellise avatud pilguga oma lasteaia ümbrust, et ei pea olema suurt paksu metsa ümber maja. Isegi siis, kui sul suurlinna lasteaias on maja ümber paar puud ja siis need rohtaimed, mis seal asfaldi vahelt välja kasvavad, ka see on osake loodusest ja tegelikult me õpimegi seal tundma ka seda tehiskeskkonda, seda linnakeskkonda, mis on samamoodi, ega siis õues õppe ei ole ainult looduse tundma õppimine. Õues õppe on kogu meid ümbritseva keskkonna tundma õppimine. Seal on sotsiaalne keskkond, seal on kultuurikeskkond, seal on tehiskeskkond, seal on looduskeskkond ja kõik nad on omavahel nii tihedalt seotud, et kui me võtame siin näiteks tuntud õuesõppe uurija Simon Pristi definitsiooni, siis tema ütleb, et õuesõppe ei pea aset leidma mitte alati ainult avatud looduskeskkonnas, vaid õuesõppeks loeb temaga seda, kui me läheme näiteks autoremondi töökotta, läheme pagarikotta, läheme muuseumisse, et kõik see, mis on seal, kus on päris tema koht, aga väljaspool lasteaeda, on tegelikult õuesõppe. Aga hästi ikkagi oluline on tuua sinna juurde see seos oma juurtega, see eheda looduskeskkonnaga ja püüda need linnalapsed ka võimalikult palju saada sellesse ehedasse looduskeskkonda, aga kindlasti ei vähem tähtsustama kõike seda muud ümbritsevat keskkonda õuesõppe mõistet kasutades. Kaie, sina on meil õpetaja. Nii. Räägi, nõustud, kuidas sina rakendad õuesõpet? Nõustun täiesti, et seesama, et ükskõik kuhu sa nii-öelda välja lähed lastega siis lasteaiamajast, et see kõik on õuesõppe ja see keskkonna tundma õppimine, et sedasama me saime teada ka Itaalias, kus me eelmine aasta käisime koolitusel, et see oli endale ka natuke selline, et ahaa efekt tegelikult, et tõesti, aga nii ju ongi. Ja võib-olla see mõte ka nagu väga tihti aitab õpetajatel laiendada seda hirmu, et ma ei pea nüüd siin noh, et see ei ole ainult see, et ma siin pori sees pean olema näiteks, et see kujutlus tekib alati, et see ilm on nii halb ja et mida ma siis nüüd siin kogu aeg teen, eks ole. Et see on minu meelest nagu väga hea avastus ja seda peaks nagu kohe kõva häälega igal pool rääkima. Kui oma näidetest mõnda asja näiteks, et Lehte tõi selle käbi näite, et kuidas sina seal mitte rühmaruumis näiteks ei õpeta midagi, vaid viid need otse sinna keskkonda. Isiksed eriti äkki. Jaa, no niimoodi ongi, ma võin näite tuua tänasest päevast, sest täna ikkagi oli juba ju lasteaiapäev minu jaoks, õpetaja jaoks, eks ole, täiesti olemas. Ja meil oli täna siis planeeritud selline asi, et me maalisime õues, eks.
noh, ütleme nii, et vihmaga päris, miks mitte, tegelikult oleks äge vihmaga ka, et sa näed, et ta voolab maha, no nii kihvt. Aga täna me planeerisime sellepärast ka ikkagi, et päike paistis ja usina õpetaja tegi kodus lillekesed valmis ja siis, kuna meil on praegu selline veel vana aed nii-öelda, siis ma saan seda kasutada. Seal on tohutult palju asju kinnitatud, mida lapsed saavad uurida ja millega me siis tegeleme, aga täna me panime siis juurde sinna sellised valged paberist lillekesed, lapsed ise ütlesid, kuhu kohta tema lillekene võiks siis asetuda. Ja siis nende ülesanne oli see ära värvida. Nemad siis said värvi, pesid pintslit. Ütleme nii, et miks mitte? Kindad olid kõigil käes, see ei sega absoluutselt. Mökerda palju tahad. Ja nendel ei tekkinud seda mõtet, et oi, aitab küll. Nad oleks tahtnud lõpmatuseni seal värvida. No. Ja ma sain kohe endale ka selle sädemed, aga ma hakkan järjest rohkem ikkagi panemagi kevade poole ka mingit pappi või paberit ja on värvid ja võib-olla vabas mängus, et kes soovib teha, et siis saab teha, et ei ole alati ka see, et sul on nagu nii-öelda kõik terve rühm teeb, eks ju. Et no neid näiteid on hästi palju, mis tuleb meelde see õunte korjamine. No jaa, et ikkagi mina lähtusin ka sellest, kui ma ikkagi alustasin, et me elame päris elu. Kuna mina olen ka tulnud sealt, kus me käime seeni korjamas, kus on maa, kus mul on igav ja mul ei ole mingit kasu minna ütlema vanaemale, et mul on igav, sest tal on parasjagu pügab lammast, eks ole, et tema ei saa, ma võin jälgida siis seda näiteks. Aga siis sa istudki muru peale maha ja vaatad, kuidas sipelgad käivad muru sees, kuidas kummel kasvab, kus kohas on mesilased, millised taimed on aasa peal. Ja juba tuleb mingi mõte, ahaa, ma teen nüüd seda, korjan neid lilli või lähen vaatan sinna kuskile heinaküüni. Et just seesama, et seda igavust tuleb tekitada, et selle koha peal ma tahaks ka öelda, ma ei tea, kas see läheb nüüd sellesse kohta, aga et väga palju ei tohiks minu meelest ette valmistada neid asju. Et meil on küll see, et meil on nagu õppekavas mingid teemad, see natukene nii-öelda nagu seoki seda, aga et ma ise pean ka kogu aeg alati mõtlema, et vabalt, et see ei oleks selline niimoodi tohutult eesmärgistatud, eks ole, et nad saaksid nagu vabalt sinna jõuda, et seda alati võib-olla ei jõua, aga siis on ikkagi niimoodi, näiteks kui tuleb siis sügis ja meil on tore, eks ole, seal on istutatud meil õunapuid, me lähme siis sinna puuviljaaeda, me kõik koos korjame õunu, esialgu lapsed vaatasid pisikesed, pole 2-aastased, mis need, eks ole, mismoodi ma seda siit korjan, no aga korjasid, nii korjasime õunad ära, siis õppisime õunte pesemist. No seda küll tegime toas. Oleks olnud mul sinna õues mingi, ütleme, koht, hea meelega oleks pesnud ka õues, aga seda me tegime toas. Nii, esimene kord, kuidas seal koperdavad, eks ole, kõik maailma märg. Teine kord juba väga hästi teadsid, kuidas õunu pesta. Nii, ja me tegime kõik asjad siis ära. Esimene kord tegime smuutit, jõime smuutit pärast, eks ole, ilusti õues ka. Siis mõnele väga ei meeldinud, sest on mingid tükid või asjad, eks ole, et sa nägid kohe, kuidas keegi seal enamasti ikka meeldis. Nii, tavaline õun, nad olid pisikesed, igaüks sai panna masinasse need õunatükid. Nad said jällegi olla nagu asja sees. Mõni kartis seda urinat, eks ole, jälle mingi hääl, kuuled, eks ole, nii. Jõime smuutit, siis me korjasime veel õunu, tegime sellest kooki. Lapsed jällegi, nad said kõik osaleda, nad said panna jahu. Ma võtsin nii, et ei olnud väga palju koostisaineid. Nad said panna, igaüks sai panna siis koostisaineid ja teate, mis oli võrratu. Neile meeldisid nagu vürtsid, kaneel, eks ole, paned õunakoogi peale. Kuidas nad seda nuusutasid, kuidas me tegime niimoodi mõnusasti. Ja kuna me teeme ikkagi nii, et ükshaaval sa seal neid asju paned, siis ülejäänud moodustasid sellise väikse rea sinna teatri, kuidas nad siis istusid ja vaatasid, kui teised tegid. Jällegi selline, et sa õpid vaatama kannatlikkust, eks ole, et millal sinu kord tuleb. Nüüd väga ilusti oskavad seda kõike teha. Nii, siis oli järgmine, mis me tegime veel. Kuivatasime õunu. Kõik need samad õunad ei olnud kuskilt. Kõigi teine väga neid ei tahtnud ja siis me olime niimoodi rõõmsasti nende kallal. Kuivatasime õunu, tõime väikse ahju sinna endale, mõnus lõhn, soe oli, eks ole. Kõik need sellised, et lõhnad on ju väga tähtsad, on ju, et kui sa seal samas küpsetad seda kooki, mõtle, see jääb sulle eluks saaks meelde see lõhn. Nii, mis siis veel? Õues me oleme tõesti, ütleme, et kokanud ka täpselt samamoodi veel edasi, et
ploomimoosi tegime. No lapsed ise võib-olla seda ploomi veel ei purustanud seal, eks ole, et kivi kätte saada, aga jällegi keedame moosi seal õues, eks ole, lõhnad tulevad, kõik, eks ole, nüüd vaatasime, nüüd on ploomid, nüüd on juba läinud pehmemaks, nüüd paneme suhkrut, siis panime purki, igaüks sai ise purki panna. Panime purki, silt peale, näed, Ragnari moos, tormimoos, emmamoos, viisid selle koju. Tegime kõrvitsaid, kõrvitsaaeg ka. Tead, ma ütlen ausalt, kõrvitsad ei tulnud hästi välja. Ma ei oska neid teha ja tead, me tegime jõululaada jaoks. No ma loodan, et need inimesed, kes need ostsid, ikkagi nagu tohutult pettuma ei pidanud, aga need olid meie endi tehtud nii-öelda, jällegi lõhnad. See pott kees seal õues, eks ju. Nii, jõululaadaks tegime mandleid suhkruga, jällegi, pann oli õues, nägid, vaatasid seal seda. Ehk et sa saad kõik maailma asjad teha õues. Nüüd ma ootan väga seda, veel sügisel, hästi kaua sõime õues. Mis siis, et see seljanka on siin selle jope peal. Vanemad ütlesid, mis siis, las olla. Ei mingid pudipõllesid. No hästi mõnus, et ja kuidas õues maitseb toit. No see on hoopis teise maitsega, eks ole. Nii, võtame sealt kohe edasi, mis niimoodi see elu. Nüüd ootan väga, et saaks jälle hakata õues sööma, sest see minu meelest on nagu niivõrd mõnus, et sa ei peakski kohe üldse tuppa tulema. Ja tegelikult saaks ju pikutamist ka teha, eks ole, õues, kui seal meil suuremad on pikutanud küll õues seal terrassi peal, et meil on sellised terrassid seal. Nii et need näiteks, kuidas emotsioonid või tujud. Meil väiksed pisikesed 2-aastased väga hästi teavad tujudest, ütlevad, tee mulle rõõmsat tuju, tee mulle kurba tuju, me teeme need tujusid seal. Aga kõigepealt ma alustasin sellest, et jällegi ma panin aia peale erinevad tujud, no väikestel on 3 sorti, eks ole, seal väga palju neid ei ole, siis me läksime õues, hakkasime neid seal uudistama, mis tujud on, pidime otsima, leidma, nii, tuli jõulud. Tujudest said tujupäkapikud. Päkapikumütsid tulid pähe, lähme vaatame, õues on tujupäkapikud tekkinud. Mõned päkapikumütsid jäid niimoodi eraldi, ei teagi, kes need seal liiguvad ka, mis seal liigub. Nii, siis sai kuidagi see nagu selles mõttes nende tujude aeg sai otsa, kuna me oleme pannud talvel ka, väga mõnus talvi oli, panime need meie plastmass loomakesed jää sisse, vaatasime, kuidas see jäätub ja kõik see ööga jäätus ära, kõik põnev, kes mis loomad panid. Ja siis panime need tujud ka sinna jää sisse. Ja siis vaatasime, et kui see, proovisid neid katki teha, kui see tuju jääblokk läks katki, läks ta niimoodi nagu, kohe pooleks keskelt, et jällegi. Siis hästi kihvt oli nende loomakestega see, et ühe ploki tegime sellise suurema. Ja järgmine vaatame, seal on mull sees. Ehk et vesi oli sees, ta polnud üleni jäetunud. Mängisime, mis me mängisime nii kaua seal laua peal, kuni see kukkus sinna terrassile maha. Plõgaki, kõik oli sealt keskelt, vesi tuli, aga mõtle kui kihvt. Päris elu ju on ju. Aga natukene seda mängulisust ka juurde ja lõpmatuseni. Seal lõpmatuseni võib neid asju teha. Ma kujutangi ette, et sa võiksid mulle tund aega siin ma rohkem siis ei räägi. Ei, väga head näited. Aga... Ja kui ma siit kõrvalt kuulan, siis Kaie mainis alguses neid eesmärke, et kui ma siit kõrvalt kuulan, siis tegelikult selles tegevuses olid kõik üldoskused kaetud, selles tegevuses olid kõik valdkonnad kaetud, siin oli olemas keemia alge, siin oli füüsika alge, siin oli matemaatika, kõik asjad tegelikult selleks, et hakatagi nägema seda maailma kui tervikut. Tulevadki läbi selliste igapäevaste toimetamiste. Et minu jaoks on alati olnud see mõte, et lasteaed peab olema kui üks väike tore pere, kes teevad päris asju ja läbi selle õpivad seda ümbritsevat maailma tundma. Kõige olulisem juhtmõte kogu selles ajas, mis ma nüüd üldse ise lasteaias olen töötanud ja tulevasi lasteaiaõpetajaid õpetanud, et see on üks kõige olulisemaid põhimõtteid, et mida kunstlikumaks me selle õpetamise protsessi väikese lapse jaoks teeme, seda eluvõõramaid inimesi me üles kasvatame. Küsin Lehte niimoodi sult, et kas on midagi, mida ei ole võimalik õpetada õues? Mõnda eesmärki, mis seal õppekavas on?
ma arvan, et kui hästi otsiks, siis võib-olla ka leiaks, et tegelikult ega õuesõpe ei ole eesmärk iseendast. Tegelikult on hästi oluline see, et ma õpetajana tajungi seda, mida on mõistlik teha toas ja mida on mõistlik teha õues. Et ei ole, õuesõpe ei ole kindlasti see, kui ma kõik toas tehtava lihtsalt viin õue, panen lapsed õues laua ümber istuma, töövihikud ette ja neid töövihikuid seal õues täitma, see ei ole õuesõpe. Mul on elus olnud üks väga tore juhus, kunagi käisid Saaremaa matemaatikaõpetajad. Käisid, kui ma veel Rakvere kolledžis töötasin, käisid meil külas ja siis üks matemaatikaõpetaja noor mees küsis minu käest, et no ega integraali küll õues õpetada ei saa. Ma pidin tõdema sellel hetkel, et ma vist puudusin sel päeval koolist, kui integraali õpiti. Aga et kui ma oleks koolis olnud, siis ma oskaks talle vastata ka seda, kuidas integraali õues õpetada. Et minu meelest just kõik see, mis puudutab matemaatikat, füüsikat ja keemiat, mis on täna meil suur murekoht, mida on koolis väga raske õppida, mille nende ainete õpetajaid on väga raske leida, sellepärast et seda armastust ei tule lapsepõlvest kaasa. Aga need on just need asjad, mis õues saavad kõige loomupärasemalt selgeks. Nii et ma arvan, et ei tohiks olla see õuesõppe eesmärk iseendast, vaid just nimelt ma valin selle keskkonna, mis ühe või teise asja õppimist ja arusaamist kõige paremini toetab. Mul on ka tunne, et Kaia, sa mainisid on ju neid igasuguseid tegevusi, sina ütlesid kohe, et sinna saaks need eesmärgid, et olla õpetajana ka nii tark, et mõelda, et et ma ei pea siin laua taga tegema mingit asja, vaid et sa saad need seostada on ju ära, need eesmärgid selle ühe tegevusega. Sest tegelikult meie uus õppekava just rõhutab seda, et meil on ju tegelikult seoses nüüd meie uue õppekavaga ja alushariduse seadusega on tegelikult vaade ka alusharidusele oluliselt muutunud. Ja meil ongi tegelikult siis tekkiv õppekava, selline mõiste tulnud juurde. Et ei peagi alati olema viimse sammuni kõik nagu ette planeeritud ja mina oleksin väga õnnelik, kui õpetajad saaksid lahti nendest aastakümneid paigas seisnud, et septembris peavad olema need teemad, oktoobris peavad olema need teemad, novembris peavad olema need teemad. Ei pea, mitte ükski teema ei pea olema. Õpetajal peab olema selge arusaamine sellest, kuidas lapsed arenevad, millises vanuses on just see, millega ma tegelema pean, mille jaoks ma seda pinnast looma pean, et see areneda saab. Ja sealt juba ei ole vahet läbi millise teema sa toetad ühe või teise asja arenemist. Just see teema, mis sulle tuleb vastu sellel hetkel, just see teema, mille sa leiad lastega koos. Sest kas või kui me võtame selle sama moosi keetmise näite jälle siit Kaielt, siis selle moosi keetmise juures on puuviljade teema, selle moosi keetmise juures on igasuguste majapidamistööde teema, selle moosi keetmise juures on matemaatikas, mida sa kui palju kuhu paned. Et tegelikult see teema ei määra mitte seda ära, mis sa õpitud saad, vaid just see, et sa leiad selle jõukohase natukene pingutust nõudva tegevuse lapse jaoks, sest õppimist ei toimu, kui on ainult fun. Selleks, et õppimine toimub, peab olema pingutus. Laps peab vaeva nägema selleks, et jõuda järgmisele tasemele, et teha sammuke edasi. Ja sellepärast on meie täna kehtiv alushariduse seadus küll igati sedasama ümbritseva maailma avastamist toetav, et sa ei pea viimse sammuni kõike ette ära planeerima, aga õpetajana peab sul siin taga kuklas olema selge arusaamine sellest, kuidas lapsed arenevad, millises vanuses on see, millele peab andma tööd, millele peab andma tuge selleks, et järgmine samm saaks juba olemasoleva astmele jälle tulla. Ja muidugi laste huvi ka tegelikult ju. Absoluutselt. Ja kusjuures huvi on selline tore asi, mida tark õpetaja oskab väga hästi tekitada, sest lastel ei teki alati kõige vastu huvi. Lastel võib tekkida vahel huvi väga ühekülgselt, aga selleks, et lapsel tekiks ka huvi millegi selle vastu, millega me ei ole veel kokku puutunud, peab tark õpetaja suutma luua, siis projektõppest on selline mõiste nagu provokatsioonid.
et tark õpetaja peab looma olukordi, ta peab lastega minema sinna, kus lapsel tekib ka huvi millegi sellise vastu, mille vastu tal ei saada olla huvi mitte iialgi kodus diivani peal istudes või lasteaias toas istudes. Et ka seda huvi luua saab tegelikult siis õpetaja nii, et laps ei saa arugi, et tal on see huvi loodud. Õpetajal peab olema hästi lai silmavaade, et ta märkaks kõike. Kaia, sa tahtsid enne midagi öelda, aga läks meelest juba või? Vist jah, nüüd läks. Aga sina vaatad ikkagist õpetaja elule laia silmavaatega. No ma väga loodan ja kuidagi see on nii, et see silmavaade läheb järjest laiemaks. Et iga päev sa ise õpid täpselt seesama, et seda õuesõppe, et mis siin Lehtega mainis, et see ei ole nagu asi iseenesest, et vahel ikka tekib selline, võib-olla selline kuidagi kunstlikult tekitatud tegevust. Midagi pole teha, lihtsalt see on ju ka elu, eks ole, et ja siis sa saad jälle nagu natuke targemaks selles suhtes. Et see on iseenesest väga tore, et see niimoodi kohe ennast ise kogu aeg õpetab, et mitte ainult lapsi, vaid see sama keskkond ja elu õpetab ju sind ennast ka. Ja seesama laste huvi või sellest, et no näiteks kui ikkagi ta hakkab rääkima sulle, et oi, ma olen kosmonaut ja raketist ja no aga mõeldud tehtud. Isa toob siis pappi ja me teeme raketi. Järgmine nädal hakkame raketti tegema. Sest kes ei tahaks raketiga sõita? Meil unejutus juba Siilike sõitis juba vaatama. Ja no samamoodi, et meil ka need lapsed, unejuttu räägime, siis lapsed pakuvad välja tegelased ja siis sellest samast päevast me räägime nagu mingi juttu ja väga lastele meeldib see, et see on ka see laste huvi ja siis nad põnevusega kuulavad ja kuidas mingid tänased teemad on siis neile jäänud. Lehte, ma tahaks sult küsida ka seda, et sina kindlasti tead ju, mis seis on mujal maailmas õuesõppega. Kus maal meie oleme Eestis sellega võrreldes teistega? Ma julgen öelda, et me oleme tegelikult päris heas kohas. Et ma olen tõesti saanud päris palju ringi vaadata, nii Euroopas kui Põhjamaades ja ma olen ka väga palju lugenud, kuna see on olnud ka minu uurimisteema pikka aega, siis olen ma ka väga palju lugenud. Ja kui kõige toredam kogemus oli see, kuidas 2000-ndate alguses tuli Rootsi suur õuesõppekuru Anders Schipanski tuli õuesõpet Eestisse tooma. Ja kui ta oli mõned korrad siin ära käinud, siis ta sai aru, et meil on seda õuesõpet palju rohkem alles kui Rootsis. Et meie õpetajad tegutsevad õues palju rohkem ja palju suurema rõõmuga. Rootsi on üks nendest õnnelikest riikidest, kus tegelikult tuli väga selline tugev riiklik tugi taha. Nii riiklik õppekava kui rahaline toetus, teine riik või teine piirkond on siis Šotimaa, kus on ka riiklik õppekava, on seostatud õuesõppega ja sinna on siis just nüüd 2000-ndate alguses loodud hästi palju uusi selliseid linnakeskkonda, selliseid haljasalasid, kus on võimalik siis õuesõpet läbi viia. Ja kui võtta nüüd Euroopa näiteid veel, siis Saksamaal on õuelasteaiad väga pika traditsiooniga ja populaarsed, aga kui me võtame näiteks selliseid postsovetlikke riike, nagu Poola või Tšehhi või Jugoslaavia vanad liitriigid, siis seal tegelikult riiklikul tasandil alusharidus täiesti välistab õuesõpet. Õppimine on ikka toas ja laua taga ja seal on õuelasteaedade liikumine ongi nagu alternatiiviks. Et mul oli siin aastaid tagasi võimalus osaleda Euroopa õuesõppe sädeinimeste kokkusaamisel, kus olidki siis just nende riikide esindajad ja nemad nii kadestasid, kui ma rääkisin sellest, kuidas meil nagu siis munitsipaallasteaiad rakendavad õuesõpet ja et see on nagu üks loomulik osa õppeprotsessist või siis nad olid väga kadedad, ütlesid, et nemad teevad neid selleks, et oleks võimalus lapsevanematel panna lapsi sellisesse lasteaeda, kus on õuesõpet. Kui me liigume lõuna poole, siis no näiteks
Hispaania ja Itaalia ja seal ei lubata lapsi üldse päeval õue viia, sellepärast et väljas on nii palav ja see on lastele ohtlik. Või kui vaatame Austraalia poole, siis hästi palju on seal räägitud sellest õuesõppest, aga seal on jälle nii palju ohtlikke loomi igal pool, et on väga keeruline. Et kui vaadata, siis kõige rohkem on kindlasti Põhjamaades ja kummaline on see, et näiteks meie naabrite juures Soomes on palju vähem, kui on Rootsis ja Norras õuesõpet. Ja eriti palju sellist positiivset kogemust olen ma just Norrast saanud, et seal ma olen ka korduvalt käinud vaatamas, siis seal on ka sellised lasteaiad, millel pole üldse maja olemaski. Hommikul lapsevanemad toovad oma lapsed teatud kohta, õpetajad võtavad nad sealt kaasa, neil on siis ka väikene selline mikrobuss ja tipitelk, mis pannakse erinevates kohtades maha, siis nad käivad ja tegutsevad. Aga mis on iseloomulik nüüd just Norrale ja Rootsile, et seal on hästi tähtis ka see traditsioonide ja rahva omapära ja sellise ajaloo tähtsustamine, et kuidas see toit tuleb sealt põllult meie lauale, kus ta pärit on, et hästi palju seda arhailist põllutööd ja seda kalapüüki ja kõike, mis on nagu piirkonnal iseloomulik, et see on nagu seotud ka hästi selle lasteaia õppekavaga. Ja Šotimaa juurde tagasi tulles, siis seal ei ole mitte ainult alushariduses, vaid seal on ka kooliprogrammis väga oluline see kohapõhine pedagoogika või place-based pedagogy. Meil päris õiget terminit eesti keeles selle kohta ei ole, aga siis õppekava luuakse selle oma kodukohaga seonduvalt. Et laps hakkab juba väikesest peale ennast siduma selle oma kodukoha ümbrusega, ta on üks kogukonna liige ja õpetaja ei ole mitte üksi, vaid õpetaja selles õppekasvatusprotsessis kaasab ka seda kogukonda. Et mis meie jaoks on nüüd juba teeb ka esimesi samme, aga mida mina kindlasti õpetajatele ka soovitan ja õpetan see, et sa ei pea olema asjatundja kõikides maailma teadustes. Et sinu ümber on nii palju spetsialiste, et tegelikult laste kasvatamine on kogukonna mure ja kust me siis paremini veel seda kogukonna tunnet ja armastust oma selle lähima ümbruse vastu kasvatame, kui mitte siit lapsepõlvest. Et me kaasame need inimesed, kes on spetsialistid, me käime lastega erinevates kohtades, me saame teada seda, kuidas üks või teine, hästi tore näide jälle. Siin mõned nädalad tagasi Rakveres üks lasteaiarühm käis linnapea Triin Varekil külas linnavalitsuses uurimas, mida linnapea teeb, mis on linnapea töö. Või siis sealt samast Rakverest üks näide, kui Pikal tänaval tehti väljakaevamisi ja tore õpetaja lastega oli jalutamas, aga parasjagu kraavist paistsid kondid. Ja lastel kohe tekkis huvi, rääkisime enne laste huvist, tekkis palju küsimusi, aga kuna ühtegi teist ei olnud peale kopamehe parasjagu seal, siis kopamees püüdis vastata nii palju, kui ta suutis, et mis need seal ikka on ja miks nad seal on ja kuidas nad sealt maa seest nüüd välja tulid. Et just see selline koostöö kogukonna vahel ja teineteise toetamine, mis annab kindlasti sellele lapse arenguprotsessile väga palju juurde, et me kasvataksime siis, kui me täna räägime just sellest meie keskkonnamuredest ja räägime jätkusuutlikkusest ja kogu sellest kliimamuutuste muredest, et me suudaksime siis kasvatada järgmist põlve sellist, kes tingimusteta armastab oma seda ümbritsevat keskkonda, sest ta on väikesest peale näinud, et ta on osa sellest keskkonnast. Kaia pani mõtlema või? Ei, ma olen täpselt sama meelt, et sa ei pea minema nende lastega kohe nagu väga kaugele, et kõigepealt õpeta talle see tema ümbrus selgeks, et ta teab üldse, kus ta asetseb. Et ta julgeks sõbra juurde ka minna, kes võib-olla elab seal paar maja edasi, aga ta ei teagi, et ta elab seal. Et seesama, et kui sa ikkagi oma ümbrust tunned, siis sa tegelikult seda nagu armastad ka.
ja kui ma mõtlen, et me oleme Viimsis, siis seal on ju väga palju juba selles oma ümbruses, kuhu minna. Väga tore on bussisõit lihtsalt, sõidad seal natukene kuskile. No eelmise rühmaga suurtega oli tegelikult tore, me küll läksime Piritale, aga oli ka transpordiprojekt, läksime vaatama, Pirital on ju hea, kõik on olemas, bussiga lähed, siis on seal kõik laevad, erinevad kõik purjekad, mida iganes, eks ole, vaadata. Ja siis pärast küsin, et no mis teile siis kõige rohkem meeldis? Bussisõit. Et aga see ongi ju mõnus, autos sa eriti ju ei näe, autoga viiakse ühte teise kohta, aga bussis sa ju näed kõrgelt. Mõnus on sõita bussiga. Võib-olla ei ole sõitnudki enne. No võib-olla ei ole ka sõitnud, meil on lasteaias käiakse trammiga sõitmas, bussiga sõitmas ja Viimsis on tore, bussijuhid on väga sellised sõbralikud, et kohe hea meelega niimoodi lähme riburada pidi bussi. No nüüd väikestega polegi veel saanud minna, aga kohe väga-väga ootan, et ja see on jällegi, eks ole, need samad sotsiaalsed oskused, kuidas sa seal käitud, kõik need asjad, eks ole, et sa oled kuskil nii-öelda alguses võõras kohas, aga pärast sa juba tead, et ütled bussijuhile tere ja kui sul on abi vaja, küsid abi bussijuhi käest ja et sa ei karda seda oma ümbrust, et see on minu meelest ka väga tähtis, et sa nagu ei ela selles autos. Ja praegu ma näen küll, et lapsed tulevad ratastega ja juba nagu väiksed ka, et tuuakse ratastega või juba kes nagu ise oma, et seda on nagu väga tore vaadata. Ja meil on see ka hea, et enamasti nad on ju suhteliselt lähedalt kõik. Et siis ikkagi seda sama kogukonna tunnet ja need vanemad kaasata ja kui vanematega on vestlused, siis ma alati küsin või tuleb välja, et mida nad oskavad või räägivad või teevad. Ahaa, näed, mängid kitarri, siis tule näita meile kitarrimängu. Et kõik need tuleb kohe naksti nii-öelda kasutada ja ega nad tulevad ju ka hea meelega rääkima, et eelmises rühmas oli tore, jõuluajal tuli üks isa rääkima tegelikult jumalast või sellest jõulust, eks ole, et nagu seda lahti natuke rääkida, et minu meelest väga tore tegelikult, et ja mis veel hästi tähtis kogukonnale lisaks seesama, et on küll see, et meil on mingid teatud tüütavad traditsioonid lasteaias, nagu tehakse nii-öelda neid sündmusi või üritusi, et on kadripäev ja mardipäev, aga kes see veel siis neid tegelikult pühi üldse peab? Ja minu meelest neid traditsioone kindlasti on väga põnev pidada, väga põnev alles hoida ja just selle lasteaia kaudu need meie Eesti rahva traditsioonid, et võt need on kihvtid ja selle ümber saab pikalt mängida, seal on ju rollimängud, seal on kostüümide tegemised, seal sa saad ise neid kostüüme teha, see on ju lõputu, eks sa ei peagi seal sügisel sinna juurde selle õunte ja ploomide ja jõuluks ettevalmistuse juurde. Vanarahvas oligi kadripäev, mardipäev ja nendel oli muidugi veel rohkem pühi, eks ole, mida me enam ei teagi, sest nemad ikka tahtsid lustida ka, mitte ainult tööd teha. Tuleb välja, me tahame ka lustida, on ju. Ja üldse see peakski lust olema ikkagi see elamine seal, et mitte Lehte ütles ka, et mitte lõbu kaudu, aga mina ütlen ka seda, et selles mõttes lust, et just, et neil see huvi tekib, see areneb edasi ja vahel peab olema ka ebamugav ja peab olema natuke külm kah, mina ütlen. Peab olema, sellepärast... See hakkab rohkem liigutama ennast. Ei, kus sa pärast tead, et näiteks, kui sa oled juba nagu, ütleme, oled seal juba 14-15, nemad küll ei kanna eriti riideid, aga põhimõtteliselt sa tead, et kui sul on külm, et mis sa siis teed, eks? Kas sa hüppad, plaksutad või paned riidesse või jooksed kiiremini? Et kui sa istud autos ja sa pole selle õues kordagi külmetanud, sa ei tea iialgi, mida siis teha. Sa külmetadki ennast kuskil nagu mõttetult ära, eks ole. Lihtsad asjad. Et minu meelest ja mingi vihma kartmine või selles mõttes see on ju nii naljakas, et kui mõelda, et meie vanasti iga ilmaga õues, meil ei olnud mingisuguseid imeriideid. Jah, see on nagu selline kuidagi, et vanasti oli muru rohelisem või see jutt, aga see on sellepärast, et me harjusime ära. Ja mis on lasteaia õpetajal ka tore, et kui alguses mõtled, et et sa oled seal õues ja tõesti niimoodi, ja sa harjud ise ka ära. Ja kui on värske õhk, kui sa siis sinna õue saad, nii hea on tegelikult seal ja ei ole külm, sest sa oled harjunud õues olema ja sa tegutsed. Sa ju kogu aeg tegutseda, sul ei hakka iialgi külm ja mis siis, kui natuke märg on või oled natukene liivane või. Sa peadki ka nagu olema avatud selles suhtes, see õpetaja peab olema selles suhtes avatud, et sul saavad riided poriseks,
saad märjaks, see peaks olema okei. Et see on hästi tähtis ka. Ja mida ma veel nagu nii-öelda õuesõppe puhul mõtlen, et vaata, ka õues ei pea olema täpselt need kindlad asjad, mis mulle meeldivad näiteks. Kui sinule meeldib võib-olla rahvatants ja rahvalaul, sa saad nii palju sellega seoses asju teha, eks? Sa võid samamoodi seal õues ka tantsida ja laulda. Mina muidugi väga palju teen neid tantsulaulu asju ka. Tujulaulu näiteks teeme, no ükskõik niisugused asjad saab ju kõik ka õues teha, eks ole. Et mis on sinu nagu selline hobi või sa saad kõik tuua ka sinna sisse, et sa ei pea vägisi tegelikult midagi tegema. Õpetajal peab ka lõbus olema, sest vaata, laps õpib ka selle läbi, kui sina oled innustunud. See ongi kõige olulisem. Laps loeb suurepäraselt meie kehakeelt. Ja kui õpetaja hommikul vaatab aknast välja niukse näoga, siis mitte ükski laps ei taha õue minna, sest õpetaja keha ütles nii kõva häälega seda, õues on nii õudne. Et see, et õpetajal endal silm särab, et õpetaja ise teha tahab, on kõige olulisem. Kõik see, mis on tehtud vastumeelselt, seda kõike lapsed tunnetavad ja see ei tekita neis mitte kunagi armastust ja poolehoidu. Et see, mida Kaie välja tõi, see õpetaja enda entusiasm ja ka õpetaja enda tugevused, et just nimelt me kõik ei saa olla ühesugused. Me kõik ei saa toetuda ühtedele ja samadele alustele. Meil igal ühel on mingid omad sellised tugevused, millele toetudes me ehitame kogu selle elu seal lasteaias üles ja sellest ei ole mitte midagi halba, kui ühe õpetaja jaoks ongi see rahvatants kõige olulisem, teise jaoks on tõesti see putukate tagaajamine ja kolmanda jaoks on võib-olla hoopis hästi selline ratsionaalne ja matemaatikale toetuv lähenemine sellele ümbritsevale maailmale. Oluline on see, et sa suudad läbi selle näha ja lapseni viia selle terviku. Toetudes oma sellele tugevusele, sa ei unusta ära ka kõike seda muud, mis ümber on. Lehte, ma tahan sult veel küsida seda, et me oleme rääkinud siin õpetaja rollist, üleüldiselt mida teha, aga kuidas suures plaanis ikkagi see õues olemine, teeme puust ja punaseks, mõjub lapse tervisele terviklikult? No kahtlemata ei saa ta mitte kuidagi halvasti mõjuda. Just. Et see on päris kindel, sest kui me alustame tervislikust aspektist, mida rohkem on laps värskes õhus, seda tugevamaks kujuneb tema immuunsüsteem. Mida rohkem laps liigub, seda tublimaks ja aktiivsemaks saab ta füüsiliselt. Loodus pakub nii palju meie vaimsele tervisele tuge. Kui nüüd vaadata Jaapani poole, siis jaapanlastel on lausa selline lähenemine nagu metsakümblus. Sellest on ka eesti keeles 2 raamatut ilmunud. See, kui sa oled oma tunnetega pahuks, siis väga paljude inimeste jaoks juba selliselt sisemiselt tungilt on mets või loodus see koht, kus ta saab ennast maha maandada, kus ta tunneb ennast hästi. Kui me tegime siin, see oli umbes kuskil 7 aastat tagasi, me tegime lastega intervjuud ja küsisime laste käest, miks neile meeldib õues olla ja mis neile õues meeldib, siis 2 kõige populaarsemat vastust lastelt olid esiteks see, et õues võib kõva häälega rääkida ja karjuda. Ja teiseks see, et õues võib joosta. Et tegelikult lapse selline sisemine tung olla aktiivne, hästi palju liigutada, on tegelikult sünnipäraselt kaasa antud. Ja kui me toetame seda, mida sünnipäraselt on inimesele arenguks tegelikult kaasa antud, seda sama liikumisvajadust ja nii peenmotoorika kui jäme motoorika arendamisvõimalusi, kogu see tegutsemine, nii enda proovile paneks see sama, millest Kaie alustas selle puu otsa ronimisest, kuni tõesti kõikvõimalike takistuste ületamiseni, mida tervem on sinu füüsiline keha,
seda tervem on sinu vaim. Kui sinu füüsiline keha ei saa hakkama iseendaga, siis see juba automaatselt mõjutab sinu vaimset tervist. Nii et mina ei leia küll mitte ühtegi kahjulikku aspekti õues olemise juures, mis võiks kuidagi tervisele halvasti mõjuda. Et see sama, et ei ole halba ilma, on valesti valitud riided. Kui me hakkame väikeste nunnudega juba järjest pikemaid jalutuskäike tegema, siis lasteaia vanemarühma lapse jaoks 8-10 kilomeetrit matka ei ole absoluutselt mitte mingisugune üle jõu käiv pingutus. Ja kui me harjutame teda algusest peale liikuma, siis me teeme ainult talle head, mitte mingil juhul halba. Mingi uuring on see, et näpud mulda, et see on nagu aitab kaasa nagu looduslik antidepressant justkui on ju. Ja kusjuures viimasel ajal on päris mitmeid uuringuid ka olnud siis, või uuringutest võimalik lugeda olnud seda, et me liigse puhtuse armastusega oleme läinud tegelikult üle piiri ja väga paljud allergiad on tingitud sellest, et me ei saa piisavalt kokku puutuda selle loodusliku normaalse bakterite kihiga, et see, et ma panen käed mulda ja et ma võtangi selle porgandi ja tõmban vastu püksisäärt puhtaks ja söön, et selles ei ole mitte midagi tervist kahjustavat, pigem on see tervistav. Et tegelikult see, mida organism vajab selleks, et normaalselt toimida, on ju tegelikult normaalne mikrofloora. Aga kui me kogu aeg desinfitseerime, kogu aeg igasuguste keelidega puhastame selle mikrokliimaga selle, mida tegelikult on organismil normaalseks toimimiseks vaja, kui me selle maha puhastame, siis me ei tee mitte head, vaid teeme hoopis halba. Ja tegelikult ka, ütleme siin Rootsis ja Norras läbi viidud uuringud näitavad seda, et need lapsed, kellel on raskusi oma vaimse tervisega, on see siis ATH või on see siis mingisugused depressiooninähud või siis need lapsed, kes saavad päeva jooksul olla rohkem õues, tulevad tegelikult iseendaga palju paremini toime kui need, kes peavad siseruumis õppima. Ja Rootsis siin aastakümneid tagasi tehti ka uuring, kus siis uuriti õnnehormooni sisaldust. Ja need lapsed ja õpetajad, kes rohkem päeva jooksul viibisid õues, nende õnnehormooni hulk oli palju kõrgem kui nendel õpetajatel ja lastel, kes siseruumides rohkem õppisid. Rääkimata siis sellest, et kõikvõimalikke viirusnakkusi ja ka hingamisteede ja südame ja veresoonkonna haigusi oli nendel lastel, siis nendel õpetajatel, kes lastega rohkem õues olid, palju vähem. Et need on täiesti ametlikud Rootsi uuringud, mis on ära tõestanud, et igatepidi on see tervisele väga kasulik, see õues viibimine, õues õppimine, aga see ei tähenda seda, et me peame 24/7 õues olema. Et see on täpselt nii, et ma suudan enda jaoks ära jagada selle, milline on see hea vahekord ja et üks päev nädalas on pikema matkapäev, kus võetaksegi seikluskott selga, iga laps pakib endale ise kaasa, mis tal seal vaja läheb, igaüks kannab ise, mitte õpetaja ei lähe tohutu suure kotiga iga ühe jaoks asjadega, vaid lapsed õpivad väikesest peale juba hindama seda, mis ma endale kotti pakin, mida mul vaja läheb. 3-sega ma muidugi seisan kõrval ja vaatan, et tal saavad need kuivad kindad ja võib-olla mõned väikesed uurimisvahendid kaasa, aga 6-7 vastutab juba selle eest ise. Ja kui ta on nüüd need asjad maha unustanud, siis ta seal koha peal uurimistegevuse läbiviimiseks peab kellegiga läbirääkimisi pidama hakkama. Ta peab kokkuleppeid sõlmima, kas ta saab kellegiga koos teha või keegi annab talle siis, kui tema on lõpetanud. Ja minu arvates on see suurepärane vahend selleks, et me ei peaks kurtma, et koolis on laste seljakott tohutu raske. Sest nad lähevad kooli, esimest korda nad peavad hakkama seljakotiga asju kaasa tassima. Esmaspäeval pannakse esmaspäevased, teisipäevased juurde, kolmapäevased juurde, neljapäevaks seljakotti ongi juba vastu maad. Sellepärast, et keegi või mõni laps paneb esmaspäeval terve nädala kraami kohe kotti, et midagi maha ei jääks.
aga kui me selle seikluskotiga neid väiksest peale õpetame kaasa võtma neid asju, mida päriselt õues vaja läheb, hindama siis seda, et ma ei kanna liigset kaasas, et ma alati väljast tulles vaatan üle, kas mul on seal midagi üleliigset, kas mul on midagi märga, mis on vaja kuivama panna, siis me tegelikult teeme ettevalmistuse koolis valmisolekuks selleks ja rääkimata selleks, et eluks valmisolekuks, et ma alati vaatan oma asjad üle, mida mul päriselt vaja läheb. Võimas. Tundub nagu lihtne, on ju? Jaa, ma hakkan nüüd seikluskotti Jah, kindlasti. vaata, kui hea See idee, sõna seikluskott. seikluskott, ma kohe kirjutan juba mingil hetkel vanematele, et meil hakkab tekkima seikluskott. See on nii tore. Ja seal on igalühel oma väike snäkikarbike, Jaa. kus on midagi sellist, mida sa pikemal matkal saad põske pista. Ja veepudel neil juba on, eks Jaa. ole, selle võtavad kaasa. No see seikluskott mulle meeldib, sa võid sellega seigelda ju hoovi ka. Absoluutselt kogu aeg Kõik kuhu sa seiklid Ja ju. vaata, kui tore, kui sul on nagu hoovis veel selline nagidega lauakene, kus igaüks saab panna oma seikluskoti sinna rippuma nii kauaks, kui ta tegutseb, saab võtta sealt, mis tal on vaja, et tegutsemise ajal see ei oleks seljas ja ei segaks. Ja ma suurtele õpetasin ka seda, et igale poole minek on reis. Et see ei tähenda, et me läheme nüüd siia kuskile korraks, läheme teatrisse siin samas, see on ka reis. Noh, et vaata nagu niimoodi natuke fantaasiat ja sellist loovust, aga miks mitte, see ei ole reis. Me läheme sinna Soosepa rabasse, see on ka reis, me reisime kuskile, aga no see seikluskott on võrratu mõte. See kohe on niisugune, ma arvan, et kohe nagu magus mõte. Nii palju häid ideid. Jaa, Oleme siin lõppu suudnud oma jutuajamisega. Lõpetuseks tahan teid, Lehte ja Kaie, küsida, et mis oleks see mõte, millega kuulaja võiksite ära minna, kui te võtaksite mingisuguse ühe mõtte? Pani mõtlema. Et mina kindlasti tahan panna õpetajatele südamele, aga veel rohkem lastevanematele südamele, et ei kaoks ära see side selle meie päris keskkonnaga, sellepärast, et me kõik oleme osake sellest tohutu keerulisest looduse süsteemist ja tegelikult kõik see, mida me teeme loodusele, me teeme ise endale. Et igaüks mõtleks selle peale, et mitte loodus ei ole meie jaoks või meie kasuks või meie tarbimiseks meie ümber, vaid tegelikult oleme me igaüks osake sellest süsteemist, et me elaksime oma elu nii, et me mitte ei kahjustaks enda ümbritsevat keskkonda, vaid püüaksime kõik teha selleks, et me temaga koos võimalikult sõbralikult saaksime kasvada ja et laps saaks selle arusaamise kaasa oma lapsepõlvest, et täpselt nii palju, kui ma võtan, ma pean alati tagasi andma, et säiliks tasakaal. Väga ilus mõte. Kaie? Ja mina ütlen ikka, et kas õuesõpe või kuidas seda kõike nimetada, et me peaksime ikka lastele edasi andma eluõpet, ikkagi see on... Peame rääkima seda, mis päriselt on. Eluõppe, mina ikka ütlen, et minul on selline eluõppepedagoogika või selles mõttes inimlik ja loomulik nii öelda. See saab ollagi täpselt, kui sa loodusega kooskõlas nii palju kui võimalik, oma keskkonnaga kooskõlas, eks ju, oled ikka sõber, ei viska prügi maha. On ju? No see on nii väike asi tundub, aga sealt läheb kõik see edasi. On ju? Nii et eluõppe. Ja sest mina olen ka tänaseks jõudnud õuesõppest palju nagu laiemalt just selle avatud õpikeskkonna kasutamise juurde, et see õuesõppe mõiste iseenesest jääb natuke kitsaks tegelikult, et kogu seda tähendust katta või lahti mõtestada, et just see kohapõhine pedagoogika, see oma kodu uksest sammu haaval järjest kaugemale minek, et kui me räägime ka täna nendest kliimamuutustest, et me ei alusta siis jääkarudest või pingviinidest, kellel pole kuskil enam elada, vaid me vaatame silmad lahti oma ümbruses ringi
et kui meil on ikkagi sellised rajud vihmahood, mis ujutavad kõik üle või et täna meil on ära kadunud puisniidud, kus kullerkupud saaksid üldse kasvada või et avastame seda meie koduümbrust, et mis meil on muutunud, mis meil on teistsuguseks läinud ja miks ta on teistsuguseks läinud. Ja siis ükskord jõuame nende jääkarude juurde, et lapse esimene asi kliimast rääkides ei oleks kohe jääkarude kodu. Et ta näeks seda oma kodu lähemat ümbrust kõigepealt. Ja Itaalias ka, kui avati rohkem seda nii-öelda õuesõpet, siis me hakkasime ka otsima nii-öelda omavahel seda eestikeelset nimetust, et eks Eestis on alati jäädakse nagu väga sellesse nimesse kinni ja siis, et kui on õuesõpe, järelikult see peab õues olema ja et ikkagi nagu kuidagi tuli kas väliõpe või midagi selline seesama. Praegu ma mõtlen, et niisugune keskkonnaõpe või et kuidagi selle loodusega teda rohkem panna või selle sama keskkonnaga, et ma ei tea, äkki leidub veel mõni selline hea nimetus sellele, et enda jaoks jah, ma olen pannud sellele nimeks eluõpe ja niimoodi ma mõtlen ja ma näen, et see nii on ka nagu teaduslikult põhjendatud. Aitäh, Kaie, et sa tulid. Aitäh, Lehte, et ka sina tulid. Mul oli väga tore teiega. Ja head kuulajad, näeme juba järgmise osaga.